praegu on meil kõige pimedam aeg ja tekkis selline mõte, et kasutame selle pimedama aja ära just selleks, et teha valgust, varju ja värvi. Ja me oleme praegu siin veterinaaria korpuse taga, kuhu siis on valmimas õige pea lindude välistatsionaari hoone ja sellega on seotud olnud siis maaehituse, veemajanduse õppetooli töötajad, üliõpilased, ehituseriala üliõpilased ja ma annan nüüd üle Tõnis Tepandile, kes räägib lühidalt sellest, kuidas see maja sündis ja võib-olla hiljem leiate üles ka siin härra Leivitsi, kes räägib sellest, kes siin elama hakkab. Mainitud sai Madis Leivitsit, tuntud kui kotkamees, kellel tekkis idee, et ka Eestis võiks olla metsloomade selline rehabilitatsioonihoone, kus nad siis kohaneksid väliskeskkonnaga peale kas siis kirurgilist või muud sorti ravi. Selleks, et loomad ei harjuks liiga ära inimeste lõhnade ja mugavate tingimustega. Taustal olev hoone on täielikult puitkonstruktsioonis ja tingimused loomadele on siis võimalikult looduslähedased ehk osaliselt puudub hoonel katus, mis on asendatud katusekate, mis on asendatud võrguga. Kõik detailid on valmistatud Maaülikooli enda CNC puidulaboris 5-teelelise robotiga ja nagu juba öeldud, sai püstitatud meie oma õppetooli tudengite poolt. Metsloomade abistamisega ja uurimisega oleme tegelenud laias laastus alates 2012. aastast ja samm-sammu haaval oleme ka siis üritanud järgemööda parandada neid tingimusi, milles me töötame. Keskkonnainvesteeringute keskuse abiga on nüüd valmimas koheselt esimene välietapp, mille käigus me ehitasime instituudile või piirasime instituudi siseõue ja sinna ehitasime ka esimese hoone ehk siis sisestatsionaari metsloomadele, kus siis on peale nii-öelda esmast tervenemist me saame liigutada nad õue normaalsesse nii-öelda väliskeskkonda, kus nad saavad kokku nende igapäevaste temperatuuride ja muude muutustega ja väiksemad röövlinnud, sellised kullid, muud saavad ka nii-öelda lennutreeninguid teha eeskoridoris. Ehk siis ühest küljest loomade enda tingimused lähevad oluliselt paremaks ja teisest küljest ka meie enda elu ja töö läheb paremaks, aga see ei ole veel kõik, et eks me üritame edasi arendada, et tõesti sellised suured kotkad, kelle tiivasiru on pea 2,5 meetrit, ei mahu lendama seal, et neid me treenime siiamaani nii-öelda käsitsi põllu peal, aga võib-olla tulevikus loodame ehitada ka suure 8-kujulise heksagoni, kus nad saavad siis peale tervenemisest, mis iganes see probleem neil on olnud, lennata ise ringiratast, treenida ennast iseseisvalt, enne kui nad tagasi loodusesse pääsevad.